No ja tõeliseks mölluks läks ikka Filipiinidel. Mul oli pärast seda siin 2 aastat täielik psühhoos. Ma kohe võpatasin iga kord, kui keegi hüüdis tänaval tädi. No ma kartsin, et mõni kollakas poisike tuleb ja ütleb mulle tädi. Või no täiesti uskumatu lugu. No, me olime siis general Pinochetiga traalisime Gröni meres ja mul ei olnud siis 2,5 kuu vältel mitte ühtegi naist. Kujutate ette? Ja ma kujutan ette. No. Aga need teie lood mulle ikkagi ei sobi. Soo. Aga näiteks siuke lugu, no me tulime Arkadi Raikiniga, mitte näitlejaga, et laevaga tulime Leningradist, läksime Odessasse ja vahepeal pidime 2 nädalat tegema peatuse Kaliningradis, dokis olema. Ja kujutate ette, kuni selle ajani mul ei olnud Kaliningradi oblastis mitte ühtegi naist. Te ei usu seda? Ma usun, aga minu peategelane, ta ei ole kahjuks meremees. Soo, kes ta on? Ma ei ole nii kaugele jõudnud veel. Tema nimi on Robert ja ta on noor kirikuõpetaja ja ta läheb maale. Aga las ta olla meremees. Las ta läheb merele. No, las ta läheb näiteks Macaosse ja siis ma panen teile kõik kirja. Täpselt nii, nagu mul oli. Jah? Ega siis see massaaž ei ole ainukene asi, mida me teiega teha võime. Seda me teeme edasi. Aga ma tahtsin öelda teile, et meie võiksime teiega teha näiteks veel... Ma juhiksin korraks su tähelepanu sellele, kuidas sa praegu masseerid. Minu meelest peaks laba kätt masseerima ringjate voolimisliigutustega. Ma tean küll. Kõigepealt alustame laba käest ja liigume piki küünarvart rahulikult edasi, samal ajal laba kätt kord supimeerides, kord proneerides. Mis see on? Tähendab seda, jah, et me pöörame laba kätt kord ühtepidi ja kord teistpidi. Ärge nüüd teda enam ka nii palju kuulake. Mina tahtsin teile öelda, et ma võiksin teile hakata aeroobikat andma. Ei, see ei tule kõne allagi. Teate, minule hakkab aeroobika. Ei hakka mitte midagi. Ei hakka mitte midagi. Kui mõõdukalt teha. Täpselt. On igasugune füüsiline koormus südamele väga vajalik. Täpselt sama vajalik kui mõõdukas tunnegi, eks kas pole nii? Mina mõtlen, kui teie meiega tahate tegeleda, siis võtke meie ansambel. No mis ansambel veel? Arvutage meiega. Aga teate, et meil ei ole klaverisaatjad ka. Aga meil on väga palju ilusid laule ja siis õpetate uusi. Mina ei oska. Mis te nüüd? Te laulsite eile nii. Jah, nii. Kuulge, prouad. Nüüd teeme sellise asja. Nüüd järgneb peamassaaž. Võtame keskele poole. Niimoodi, püsti. Nii. Tulge mulle lähemale. Peamassaaž. Kõigepealt asetame laba käed noolõmbluse kohale ja alustame ringikujuliste, energiliste liigutustega pea masseerimist. Masseerin ja nüüd klopin pead kergelt sõrmepadjanditega, kuni peakene saabki terveks. Nii, nüüd sa, Monsi, tead, kuidas tuleb teha õiget massaaži? Jaa küll, nüüd mul siin peaarst väljas. Oi jumal, kas te juba peaarsti olete näinud? Kas ta on juba siin? Jaa, täna enne lõunal tuli. Käis kõik toad läbi ja pärast pidi vaatama terve maja üle. Kuulge, aga kas ta tõi imerohtu ka siis juba kaasa mingisugust? Eelmise korra, kui ta käis, siis peale selle hakati meile külma duši tegema. Mis nad ei osanud seda üldse teha ju? Siis surid paljud ära, kellele seda tehti. Kuulge, kõik surid ju ära. Mitte kõik surid ära. No, ma ütlen. Ei ole kedagi? Jälle minu ei ole kedagi. Üks neist 7 härrast, meie pearst. Tervist. Saabus täna hommikul välismaalt, nagu ikka uute ideedega. Üks neist puudutab teie seltskonda. Kas teised on samasugused? Teised on natuke nooremad. Millal teised tulevad? Ma ei tea, kas ta millaski tulevad. Jätame siis homseks.
ta on vanem, ei räägi üldsegi tema kahjuks. Ta ei joo, ta ei suitseta. Ta on tasakaalukam kui mitmed tema nooremad kolleegid, nii ma olen vähemalt vaadanud. Sümpaatia tema sul on? Ei mingi sümpaatia. Mina teie asemel teda oma plaanides küll maha ei kannaks. No ei tea, vaatame. Endiselt meie mustertuba. Kus teised on? Kuule, ette, kas ma olen juba liiga vana? Ma ütlesin, et olge siin, kui ma tulen. Ma lihtsalt arvasin, et sa väga tahad neid masseerida. Väga. Sellepärast ta keelaski ära. Isetegevuslikul massaažil on siin majas nüüdsest lõpp. Jäägi isetegevuslik laul alles meil algab. Tegelikult on nendel prouadel täiesti ükstaspuha. Kas sa masseerid neid või sa laulad nendega? Nende jaoks on tähtis see, et sa oleksid nende juures. Muidugi. Ja mõtle, kui nad sama hästi maksavad, see on sulle väga kasu. Muidugi. Kus te kolate? Meie teeme tööd. Mina ka. Kus teised on? Teised ilmselt teevad ka tööd. Ilmselt oled sina ainus siin majas, kes tööd ei tee. Mina olen ainus, kes töötab ajudega. Ma tulin linnapea juures, meil oli väga sisukas vestlus. Aga mis ma räägin, kui kedagi ei ole? Sa räägi ikka? Vot, seda ma vihkan kõige rohkem, et ma pean ühte juttu 2 korda rääkima. No juba, ma räägin teile. Ma sain selle 1 miljoni. Nii et sul ei maksaks siin eriti vehelda. Sa tahad öelda, sa käisid linnapea juures ja said temalt 1 miljoni. Jah, tähendab, ma ei saanud, aga ma saaks. Ta leiaks selle 1 miljoni muidugi ühel tingimusel. Kui selle auhinna me annaksime temale. Kas ta siis ostaks meilt selle siis ära? On ta hull või? Ta on väga tark mees. Mul oli temaga väga meeldiv vestelda. Ta tabas ilmselt ära, et see, et kui sa võid öelda, et sa oled M-klubi auhinna laureaat, see maksab rohkem kui 1 miljoni. Nii et praegu ta maksab meile 1 miljoni, aga hiljem võib selle 10, 100-kordselt tagasi saada. Kasutades meie nime. No palun, kui sa oled tark, lugupeetud mees ja vastad enam-vähem meie auhinna statuudile. Palun, mina küll ei oleks kade. Ta tuli nagu sinu juurde ja kohe nagu niimoodi ütleski, et nagu palun markii, jah? Ei no, otseselt ta muidugi ei öelnud, aga me mõlemad saime aru, millest on jutt. Jutt käis selle mehe auhinnast ja selle mehe auhind on seega 1 000 000 krooni. Margi auhind on ka 1 miljon. Ei ole kõige madalam number, mis ma olen kuulnud. Aitab lobisemisest, see ei tule kõne alla. Nii et kõik arvavad nii, jah? Meister? Ma arvan ka, et on parem, kui me jääme ausaks. Olgu! Kui kõik on kohal, siis otsustame. Huvitav, kaua see majesteedi tund kestab? Ai, kuradi mees, sa teed siin, mis? Sellel ei ole padruid sees. Mis sa siit siis, kurat? No mis sa metsas ikka teed? Pikk päev. Kurat, ma olen niisugust näinud juba kuskil. Ei või olla? Ei no samasugune oli, kurat. Ei. Kõik, mis ma leian, ma hävitan ära. Ja kõik, mis maa seest kasvab, võtan lahti ja viskan jõkke. Inimeste kätte ei tohi ükski sattuda. Jaa, ei kuule. Näe, vaata, näe. Jälle üks. Kuule seal, kus ma suvitan, kurat, perenaine võttis praeahjust siukse välja. Jaa, see võib olla. Ma andsin emale ühe niisuguse, et pätte hirmutaks. Elab teine linna servas üksinda. Aga see on teie ema või? Jaa. Jaa, ta ütles jah, et tal on üks suvitaja. Jaa. Metsamees. Maahärra. Jaa. No nii, eks ole. Ja, et see, et jaa. No nii, aitäh. Õige. No ongi üks tõnnik õnnelikult jälle möödas. Oleneb, mis kurat on õnn. Täna ei olnud seda metsameest kuskil näha, eks? Ei, kuule, oli küll siin, tead. Oot. Oli siin, äsja just oli.
kus kohas? Ei no ma rääkisin temaga, kurat ju. Pikad jutud maha siin. No ju ta on ära läinud. Ja noh. Sõidame, jah? Sul taksomeetrit ei olegi? Ei ole, kurat, mul mitte midagi, kurat. Ei taksomeetrit ega asja, ma ei tohigi teid. Mul pole litsentsi ega midagi. Ma ei tohigi teid vedada. Miks? Sellepärast, et kurat ma, ei ole kohalik, kurat. Ma ei tohi teid raha eest vedada. Ma sõidan volitusega, kurat. Mul ei ole triiksärki ja lipsu, kurat. Ma küsin nende käest, kurat, kas taksojuht peab, kurat, smokingus olema või mis? Ma tulin tulema sealt, kurat. Ja sina ei teeni siis meile ju midagi. Aga miks ma ei teeni? Aga kui sul taksomeetrit ei ole? Ma küsin silma järgi, noh. Jääd vahele. Ei jää, ma ennem ikka vaatan ka, kurat, kelle käest ma küsin. No nii. No nii, olemegi kohal. Koos ooteajaga teeme, kurat, teile 190 krooni. Palun. Ahah. Ahaa, no vaatame, mis ma siit leian teile, kurat, 10 krooni. Kurat, kus ma selle panin? Palun. Tagasi pole vaja. No nii, et siis homme näeme jälle. No jah, head aega. No anna hakka minna. Võtke, kuulge nii, kuidas oli kokku lepitud. Te ei ole veel õieti massaaži saanudki. Kuulge, jumalukene, kas ei ole ju teie süüete ära keelati. Kuulge, kuidas ma võtan teilt? Teil on laulutundide eest maksta ja kõik, see on eraldi. See on juba eraldi asi, selle eest me maksame. Kuida ma võtan teilt seda raha? Seesama maja. Üksik naisterahvas elab. Lähed sisse, küsid. Kui võtab, siis võtab. Tule ka, aitad rääkida. Ei, ma ei saa, kurat, ma pean sõitma veel, muidu mul ei tule täna üldse kassa. No põruta. Aga küll. Keda te soovite? Mulle öeldi, et võtate suvitajaid. Võtan. Mind ka võtate. Millal te tahate? Kohe, kui saaks. Ja kui kauaks? Nädala lõpuni. Nii vähe. Üksi olete või naisega? Üksi. Lapsi on? Maailmast laiali kõik. Mis ma teiega siis teen? Hästi nagu ei saaks võtta. Ma maksaks ka. Ma ei tea, kas mul ruumi on. Mul on siin juba üks suvitaja, aga ma ei ole teda 3 päeva näinud. Ma ei tea nüüd enam, kas ta suvitab mul veel või ei suvita või? Võib-olla ei suvita siis. Kui ta täna ka ei tule, siis... Hea küll, magama hakkate selles toas. See on väga hea tuba, see ei ole läbikäidav, seal saate olla täiesti oma ette. Magama hakkate seal voodis. Pesu ma teile ei vaheta, kui te kauemaks ei jää. Ei jää. Head ööd.
mida sa seal loed? loe mulle ka ette. vallatu tuulehoog sasis hellalt noore hingekarjase Roberti ruugeid lainelisi lokke. Merilin motorolleri tagaistmel surus oma kalbed nooljad sõrmed kirglikult tulevase abikaasa juustesse. väiksed varbad külmetavad. juba terendus hommiku hämus kirikutorn. tiivanokid külmetavad. sass, käed teki peale. väga hull. kuhu sa mind tõid, kurat. issand! ärge kartke, ärge, midagi hullu ei ole, midagi hullu ei ole. oi, teie ka! ja, ma juhuslikult siin, võin tulla. Te võite vabalt siia jääda. ei, me teeme teile tüli. mulle? ma olen jumala üksi majas. Te ei tee kellelegi tüli. kirjutame mõne peatüki. mul jäi see käsikiri jäi ka sinna maha. ei, sellest ei ole midagi. räägime siis niisama. on teil juba parem? jah. no minge siis ilusasti puhake välja. no lähme. ei, ma ei tea. ei, teil on seal kahekesi kitsas ja Marssal võib vabalt siia jääda. ja homme hommikul siis lähete ilusasti kahekesi koos, eks ole. head ööd. no vaat. nojah.